kui niimoodi lähiminevikust rääkida, siis me mõlemad oleme vist, sa ju ka, Tallinnas elanudki. Aga kaugemad juured minul on Läänemaal ja saartel. Ja minul ka samamoodi Läänemaal. Aga jah, lähisugulased ja ise olen ka terve elu elanud Tallinnas. Ja me oleme esimesest klassist saati käisime VHK-s 12. klassini välja, lõpus siis samas harus ka, muusikaharus. Ja vist suhtlema hakkasimegi alles mingi 7.-8. klass, kui nagu mõlemad kuidagi teadsime, et teine teeb ka natuke mingit muusika asja ja siis väga ei olnud muid kontakte, kellega muusikat teha. Ja siis ma vaatasin, et Kata teeb midagi ja Kata vaatas, et mina teen ja siis hakkasime, mis me hakkasime tegema? Mingi... Ma ei tea, lihtsalt jämmima. Ja meil on küllaltki nagu erinevad taustad, ma arvan. Või me mõlemad alustasime ikkagi ju laste muusikakoolis ja pigem klassikalise muusikaga. Mina mängisin klaverit ja mina alustasin blokkflöödiga ja läksin 8. klassis üle tšellole. Ja sealt ma siis sattusin ka VHK Kelmide orkestrisse ja sellega olen siis duoruudu kõrvalt tegelenud. Jah, meie vist esimene lugu oligi esimene laul, mis me koos tegime. Oligi mingi 5. klassis. Jah, meil enne seda, kui me üldse suhtuma hakkasime, siis me tegime koos loo niimoodi, et
Katariina mängis plokkflööti seal ja siis see loo nimi oli Erinevad inimesed. Aga see selleks. Ja siis ma olen jõudnud praeguse hetkeni niimoodi, et klaverit ja siis hakkasin pigem pop-jazz klaverit mängima. Siis mängisingi klahvi päris kaua aega ja natuke trumme ja siis jõudsin basskitarri juurde. Ehk siis mina olen rohkem nagu rütmimuusika poole pealt tulen. Ehk siis meie duos nagu kuidagi toome natuke erinevaid asju sellesse muusikasse. Ainale, kullale, lämilande kuhjaloma ainale, kullale, päiv rõkkab palavaste ainale, kullale. Ainale, kullale, lämilande kuhjaloma ainale, kullale, päiv rõkkab palavaste ainale, kullale. Ainale, kullale, õhtu taivan pilvinäte ainale, kullale, vihmast nakkab sadama ja ainale, kullale. Ainale, kullale, tulekene ainale, kullale. Ainale, kullale, vii ära vihmaugu ainale, kullale. Ainale, kullale, jää meile päevakene ainale, kullale. Ainale, kullale, meie ainu kuivatama ainale, kullale.
jää meile päevakene ainale kullale. Ainale kullale, kullale, meie ainu kuivatama ainale kullale. Ainale kullale, kullale, tule, tule, tulekene ainale kullale. Ainale kullale, kullale, vii ära vihmaugu ainale kullale. Ainale kullale, kullale, jää meile päevakene ainale kullale. Ainale kullale, kullale, meie ainu kuivatama ainale kullale. No kuna see, kust see kõik nagu tuleb, see tuum on ikkagi pärimus, siis me sellest ei saa üle ega ümber. Et ta on mõnes mõttes pärimusmuusika, aga me ei taha ennast siduda liiga tugevalt selle ühe žanri külge. Ehk siis me katsetame nagu jah, selles mõttes, kuna me niikuinii toome ise nagu nii erinevat muusikat võib-olla sinna sisse, siis see sama asi nagu seda on siis nagu tunda ka selles meie pärimusmuusikas, mida meie teeme, ma arvan. Jah, me oleme öelnud mingi modernne folk või siis mingi neo folk, aga see kõlab natuke kuidagi nagu väga raske on nagu seda kuskile niimoodi piiritada. Ja juba ainuüksi pärimus me ei taha öelda ka sellepärast puhas pärimus, sest kuna me rikume liiga palju pärimusmuusika reegleid selleks, et me julgeksime ennast just pärimusmuusikuteks niimoodi kutsuda. Et see võib-olla ei oleks aus päris autentsete pärimusmuusikute vastu. Järgmine lugu. See on kindla peale meie kõige rõõmsam lugu, aga tegelikult see, kust see pärit on. See on vist üks töölaul, mis räägib sellest, et põld on liiga suur ja töötegija ootab, et see põld ära lõpeks. Ja ähvardab põldu, mis see töötegija põlluga teeb, kui ta ära ei lõppe. Väljad karja käia. Lõpe põllukene, lele, vähene sa väljakene, lele, saad sa saarekene, lele, saaks väljad karja käia, lele, saared seal ei mängitada, lele. Lõpe põllukene, lele, vähene sa väljakene, lele, saad sa saarekene, lele, saaks väljad karja käia, lele. Saared seal ei mängitada, lele.
ei, ja kui sa ei lõppe siia, jätan ellele, siia jätan sirgu siia ellele, sirgu siia kärbi käia ellele, tedrele teha pesida ellele, kui sa ei lõppe siia, jätan ellele, siia jätan sirgu siia ellele, sirgu siia kärbi käia ellele, tedrele teha pesida ellele, Selle kandlega oli selline naljakas lugu, et kui ma nüüd räägin täitsa algusest, siis kui mu isa sai kunagi 10-aastaseks. See tundub, et see hakkab väga algusest, aga tegelikult see ei ole üldse nii pikk jutt. Siis mu isa tahtis kitarri saada sünnipäevaks. Ja ütles vanematele, et palun kitarri. Ja siis mõtlesid, et kui pojale kinkida kitarr, siis läheb hukka. Ja kinkisid kandle, rahvakandle, arvates, et ta kas ei saa aru või lepib sellega. Ja siis ta vist äkki natuke näppis seda ka, aga ostis endale kitarri ise siis mingi hetk. Ja see kannel jäi seisma mingiks väga pikaks ajaks. Kuni see oli siis seal stuudios, kus meie proove teeme. Ja siis tegime ühte seadet ühest pärimusloost. Ja olime kõik pillid ja mitte pillid läbi proovinud, mida me oskasime või mida me kätte saime. Ja mitte miski ei töötanud. Ja siis alguses hakkasime tegema nalja, et mängime kannelt, sest me kumbki ei olnud mingid suured kandlefännid. Ja siis lõpuks mõtlesime, et okei, nagu proovida võib. Võtsime selle kandle, miks me ta sülle panime, oli see, et muidu kandlel on ju 3 puust jalga, aga selle tolmuse kandle juures oli ainult 2. Üks oli kaduma läinud. Ja siis mõtlesime, et okei siis. Ja panime sülle ja siis hakkasime ta kahelt poolt mängima. Ja siis juba tulidki vist esimesed tehnikad, mingid poovnad ja see siuke löömine tuli siis. Siis mõtlesime, et ühe kontserti võib ära teha niimoodi. Ja siis ühest kontsertist sai päris palju kontserte. Ja see mingis mõttes annab nagu meile vabaduse, et me ei ole nagu kinni mingites kindlates tehnikates ja me ei saa nii-öelda valesti mängida, sest et me teeme täpselt nii, nagu meie tahame ja kuidas nagu meie jaoks hästi või huvitavalt kõlab. Ja meil on ikka see sama austav pill nüüd juba midagi 4. aastat või. Ja päris mitu keelt oleme ära vahetanud isegi. Isegi. Mida me oleme katki mänginud, aga ta on vastu pidanud. Ja oleme mõelnud ka näis, kui reisinud oleme, et kui juhtub, et lendad ära ja siis teed lahti ja pole mida mängida. Siis oleks vist päris keeruline küll, sest meil on see üks pill, kus meil on seal algusest saati, me oleme pannud selliseid lipikuid sinna, mis on nagu aitavad meil õigesti lugusid mängida. Ja siis on kogu see võimenduseks vajalik süsteem ja kõik on seal küljes, ehk siis kui minna näiteks, ma ei tea, Jaapanisse, siis oleks natuke raske Eesti rahva kannelt sealt leida vist. Ja. Aga seni on see väga hästi vastu pidanud, nii et loodame, et natukene veel jaksab. Järgmine lugu on jällegi üks loits, meile väga meeldivad loitsud. Selle nimi on Noore kuu tervitamine ja me kirjutasime selle umbes täpselt aasta aega tagasi, jällegi eriolukorra ajal. Ja hiljem siis tagant järele vaadates me
mõtlesime selle loo viimasele reale, mis on rauta rahvast terveks ja see kuidagi väga hästi sobitub praegusesse aega. Nooregu tervitamine.
et enamasti me leiame ikkagi nagu, otsime ise, kas siis internetist, seal on nagu väga palju sealt leiab nagu väga palju sellist. Neid andmebaasi on ja hästi palju Eesti tekstide kohta. Oleme ka raamatutest leidnud, aga on ka nagu meieni jõudnud selles mõttes mingisugused sõnad või laulud. Jah, ühe loo oleme autentselt õppinud otse nagu teise inimese käest, vist ühe, mitte rohkem. Praegu meelde ei tule rohkem. Ja enamasti me ikkagi muudame ka neid nagu loo tegemise käigus. Ja. Kas jätame ridu ära või siis... Ja suupärasemaks, et nagu vahepeal on võib-olla natuke keeruline hääldada või ei on liiga palju silpe, et siis nagu selle järgi nagu siis muudame. Joo. Järgmine lugu, see on teistest erinev selle poolest, et kui tavaliselt me oleme kasutanud Eesti pärimust, kas tekste või siis viise, siis siin me oleme kombineerinud ühe Ungari rahvaloolu, mis on siis tõlgitud eesti keelde. See on Eestis päris populaarne selline muusikatunni laul ilmselt. Ja teiseks me kasutasime huikeid, mida kasutati näiteks Rootsis, aga ka Eestis. Selleks, et üksteisega üle orgude või laante või metsade suhelda. Loo nimi ongi Huiked. Püüdsin kinnisase maa hobusest ta suurem ja sa panin sulama, tuli terve koorem. Ole kingselt nõnda hea, tee nüüd sapad mulle, ainult seda ma ei tea, millest maksan sulle. Püüdsin kinnisase maa hobusest ta suurem ja sa panin sulama, tuli terve koorem. Ole kingselt nõnda hea, tee nüüd sapad mulle, ainult seda ma ei tea, millest maksan sulle. Maa hobusest ta suurem, sa panin sulama, tuli terve koorem. Ole kingselt nõnda hea, tee nüüd sapad mulle, ainult seda ma ei tea, maksan sulle. Püüdsin kinnisase maa hobusest ta suurem, sa panin sulama, tuli terve koorem. Ole kingselt nõnda hea, tee nüüd sapad mulle, ainult seda ma ei tea, millest maksan sulle.
ma arvan, et kui võtta niimoodi väiksemalt nagu Eesti pildis, ma olen selle peale päris palju mõelnud, et iseenesest väike koht Eesti, kõik on käe-jala juures. Samas ikkagi, minu meelest on inimestel päris hästi mõnikord aru saada kõige paremas mõttes, kus nende juured on. Kas või juba see, kuidas inimene räägib või kuidas ta mingites olukordades käitub või reageerib. Ja ma arvan, et see mängib suurt rolli ja see teebki üldise kõige laiema seltskonna väga huvitavaks. Nagu ma juba mainisin, siis meile meeldivad väga loitsud ja järgminegi lugu on üks loits nimega Veresõnad. Ja seda kasutati vanasti eriti Lääne-Eestis ja sealsetel saartel, et verejooksu kinni siis pidada. Ja enamasti need siis, kes neid sõnu oskasid, ei suutnud siis verd jooksma panna uuesti, ehk siis näiteks loomi tappa. Veresõnad. Kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel pamba võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse perelel võitam teeme mesat se saame terril seisa veivati kulse vesse võitam teeme mesat se saame terril seisa
seisame terril, seisa viipati kuldsevesse virvel, pamba võitab te memesad, seisame terril. Viipati kuldsevesse virvel, pamba võitab te memesad, seisame terril, seisa viipati kuldsevesse virvel, pamba võitab te memesad, seisame terril, seisa viipati kuldsevesse virvel, pamba võitab te memesad, seisame terril, seisa viipati kuldsevesse virvel, pamba võitab te memesad, seisame terril. Minul isiklikult see nagu vaimustus tekkis etnolaagris. Ma arvan, kuhu Ainu mind kutsus ja kus me siis koos käisime üks suvi. Et nagu see oli konkreetselt see hetk, kus mina nagu olin väga vaimustatud sellest ja nii tore oli nagu koos seda muusikat teha ja seal on kuidagi nii palju avastada ka minu meelest. Et meil on kuidagi Eestis väga vedanud, et meil on nii palju nagu seda materjali kogutud ja et meil on nagu nii kerge sellele ligi pääseda. Et kuidagi võib-olla see on mind vaimustanud. Ja, ma ei tea, minu jaoks oli vist, ma ei mäleta millal see oli, ma olen niimoodi põgusalt kokku puutunud ikka mingite tekstide ja muusikaga, just pärimusmuusikaga. Ja minu jaoks käis see klikk kuidagi siis, kui ma sain aru, et tegelikult need mõtted ja tunded, millest nendes tekstides räägitakse, need on alati samad. Nagu need on täpselt need samad asjad, mida meie praegu tunneme. Ja tegelikult ei ole nagu midagi inimeseks olemises muutunud. Ja siis on lahe mõnikord kasutada nende sõnu selleks, et kirjeldada seda, mida mina tunnen, sest enamasti need sõnad, mida mina kipun kasutama, neid on nagu miljon korda juba praegu ära öeldud. Või nagu nii palju muusikas või üldse kirjanduses, luules ükskõik või igapäevavestlustes. Ehk lahe on kasutada oma esivanemate sõnu, selleks kirjeldada täiesti igapäevasid asju. Ja haakudes selle asjaga, mis must ütlesin ka, et lahe on näha seda inimeseks olemist nagu nii teise nurga. Ja saada enda elule mingisugune teine vaade veel juurde. Ja ma arvan, et see ei ole meile, kui meie seda muusikat teeme, siis see ei ole meie mingi kindel missiooni küsimus, et me peame seda igavesti edasi kandma, sest me ka päris palju sealt võtame ära selleks, et teha sellist muusikat, mis meile meeldib. Aga me üritame ikkagi enda muusikasse ka jätta seda tuuma nii-öelda. Selle tuuma nagu alles. Sest see on kõik täpselt sama asi tegelikult, millest räägiti siis ja räägitakse nüüd. Lihtsalt võib-olla natuke teise nurga alt ja praegu suuremate teadmistega inimestest ja üldse arengust. Et siis teati vähem, samas olid probleemid ja mõtted ja tunded ikka täpselt samasugused. Ja ma arvan, et selleks, et seda nagu edasi kanda, meie nagu teemegi seda veidi teise nurga alt kui nagu vanasti, on ju? Ja ma arvan, et niimoodi see täpselt nagu kandubki edasi, et see kõnetab juba rohkem inimesi.
juba mitu aastat päris paljude meie lugude kohta on meie sõbrad või tuttavad öelnud seda, et muidu väga lahe, aga tantsida ei saa. Siis me hakkasime mõtlema, et mis pulsi on, et tantsida ei saa. Siis me saime aru, et lihtsalt kõik meie lood me teeme niimoodi, et nagu võtame küll selle rahvaloo ja siis kõik rütmid keerame täiesti pea peale. Ja niimoodi, et ei ole ei takti mõõtu ega mitte midagi muud, mille järgi tantsida saaks. Ja siis mõtlesime, et okei, nüüd teeme ühe tantsuloo. Võtsime sellise teksti, mille nimi on Tantsma kutsumine, et oleks kindel, et nüüd tuleb tantsulugu. Ja siis võtsime selle tantsma kutsumise ja rikkusime selle rütmid ka ära. Aga ta on meie kõige tantsitavam lugu ikkagi. Ja oma viimaseks looks teemegi selle. Neiukesed, noorekesed. Liinalakka linnukesed. Käärpeaga kaunikesed. Pange puunapaeladesse. Sinisidid lintidesse. Siis lända sa tantsimaie. Neiukesed, noorekesed, liinalakka linnukesed, käärpeaga kaunikesed, pange puunapaeladesse, sinisidid lintidesse, siis lända sa tantsimaie, siis lända sa tantsimaie. Noorekesed, tanske targu, et see liivamaast ei liigu, ega põrmumaast ei põru, sindab taare tantsimista, liidab kinni litsumista, eukene poisikene, vaata vaara ergul silmil, hella neiu ergul silmil, targil silmil, neiu peiukene poisikene, vaata vaara ergul silmil, hella neiu ergul silmil, targil silmil, tarka neiu.
podcast'i. tere ema. tere ema. tere Anju ema. tere Katariina.